Valuoja suudme vahetus läheduses Viljandi järve ääres paikneb Viljandi ajaloo üks verisemaid kohti, mida tähistab see graniitkivi. Kuid siit Huntaugumäe jalamilt kõigest 200 meetrit linna poole paikneb veelgi verisema ajalooga koht. Ja see teine koht ongi siin. Vaatame, mis on sellel marmorplaadil kirjas. Siin puhkavad rittmeister von Sieversi poolt 9. jaanuaril 1906 kohtu otsuseta hukatud 45 inimest. 1906. aasta 9. jaanuari hommikul kell 8 võisime täpselt siin näha verd tarretavat vaatepilti. Siin hukati 40 inimest. Siia oli kaevatud 3–4 meetri pikkune suur haud. Inimesed pandi 4 või 5 kaupa kinni seotud kätega põlvili seisma haua kaldale. 5–6 meetri pealt avati nende pihta tuli ja kes surma ei saanud, need tappis rittmeister Karl von Sievers oma püstolipaukudega. Jutt on 1905. aasta revolutsioonipäevil 9. ja 11. jaanuaril 1906 Viljandis toimunud massimõrvast, mille teostas rittmeister Karl von Sievers. 24. detsembril 1905 kõledal talvepäeval saabus Viljandisse tsaari dragunitest koosnev karistussalk julmuhke rittmeister Karl von Sieversi juhtimisel. Suunduti Viljandi mõisasse, kus neile korraldati vägev vastuvõtt. Veristati mitmed härjad ja keldrist veeretati välja viinavaadid. Nagu üldiselt teada, toimusid ka Eestis 1905. aastal ägedad revolutsioonis sündmused ja asi päädis sellega, et 1905. aasta detsembris kuulutati välja Balti kubermangudes koguni sõjaseisukord. Moodustati vähemalt 8 karistussalka, mis pidid siis Eestit rahustama hakkama ja karistussalkade juhtidest said kõige kurikuulsamateks kindral Vassili Bezobrazov ning Karl von Sievers. Ja kas te kujutate ette, ainuüksi Viljandi linnas 1906. aasta jaanuaris 53 inimest ilma kohtuta maha tapnud Karl von Sievers elas ka iseseisvas Eesti Vabariigis nii, et mitte ükski ametivõim ei tundnud tema vastu huvi. Kui Eesti Vabariigi all sai laiemalt tuntuks fakt, et Sievers tegutseb Tartus õllevabriku direktorina, siis Eesti Vabariigi ametivõimude suutmatust Sieversit vastutusele võtta oma roimade pärast jõudis isegi nii kaugele, et Venemaal ilmuv Eesti enamlaste ajaleht pilkas Eesti võime sellega ja ta kirjutas siis oma ajalehes nõndamoodi, tsiteerime. Nüüd istub see tsaari timukas vabas demokraatlikus, see oli jutumärkides, Tartus ja pruulib armsale maarahvale märjukest, mida vaba Eesti trimpab ja hurraatab. Kui rääkida veel midagi huvitavat Sieversi kohta, siis võiks mainida, et Sievers olevat olnud lausa suurepärane viiulimängija ja ta osanud hästi ka viiuleid parandada. Nõukogude ajal muide kirjutati Sieversi tegevusest nõndamoodi, tsiteerime. Tema teekonda tähistasid verised peksuplatsid ja mustendavad ühishaudade kääpad, millede üle kummargil pisaraist märgade nägude ning külmast siniseks tõmbunud huultega naised ja väikesed lapsed sosistasid needust timukale. Viljandi linn oli tegelikult revolutsiooni sündmustest suhteliselt kõrvale jäänud. Seega polnud siin väga palju ka revolutsionääre ja needki mõned revolutsionäärid olid juba vangistatud ja saadetud Valga vangimajja. Seega Sievers tuli Viljandi linna, nõudis mässajaid, kuid neid polnud talle ju anda. Sievers nõudis siis Viljandi vanglast nii-öelda kahtlaste isikute nimekirju ja nii sattusid lõpuks Sieversi poolt maha lastavate hulka mitmed inimesed, kes olid Viljandi vanglas eeluurimise all või siis pisivarguste pärast süüdi mõistetud pisisulid. Viljandis hukatute seas oli siis ka 16 inimest neid, kes olid seotud relvastatud kallaletungiga Ollepa Karja mõisale. Seal oli toimunud lausa väike lahing ning mehed olid vahistatud ja veetud siis läbi Põltsamaa Viljandisse. 20. sajandi algul paiknes Viljandi tuletõrjehoones vana vangla, õigemini selle koha peal paiknes vana vangla ja 9. jaanuari hommikul 1906 avanesid kriuksudes siin vangla väravad ja Viljandi järve ääres maha lastud alustasidki siit oma viimset teekonda. Kokkuvõtlikult võib öelda, et Sievers tappis siis 9. jaanuaril 40 inimest ja 2 päeva hiljem, 11. jaanuaril veel 13 inimest. Praegu on ühel mälestuskivil kirjas 45, see arv tegelikult täpne ei ole.
Tsaari ajal loomulikult neid hukatuid ei lubatudki mälestada ja on teada, et politsei olevat ära korjanud isegi lilled, mis ühishauale paigaldati. Mälestuskivi paigaldamiseni jõuti alles 1937. aastal. Kui leida vastust küsimusele, mille pärast Sievers siis nii agaralt siin ilma kohtuotsuseta inimesi maha laskis, isegi neid, kellel polnud revolutsiooniga mitte mingisugust pistmist, siis on arvatud, et Sievers tahtis tsaari valitsuse ees kannuseid teenida ja on räägitud sellist juttu, kas see on legend või mitte, ei oska öelda, et keiser Nikolai II olevat isiklikult lugenud Sieversi seletuskirja Viljandi sündmustest ja öelnud siis nõndamoodi Sieversi kohta, tsiteerime keisrit. Vaat, kus tubli poiss! Mälestuskivid Viljandi järve kaldale paigaldati eeskätt tänu Viljandi pikaaegsele linnapeale August Maramaale. Sieversile anti siin Viljandi linnas põhimõtteliselt lausa vabad käed ja nii on teada, et ta toimetas siin ka kõiksuguseid arreteerimisi ja olevat vahi alla võtnud lausa Viljandi lõbunaisi. Sievers jagas Viljandi rahvale ka ohtralt ihunuhtlust. Üks koht, kus inimesi peksti, oli näiteks seesama Viljandi linnakooli hoone. Üks väikene poiss nimega Kiho sai 50 vitsa hoopi selle eest, et ta julges Sieversi käest küsida nõndamoodi. Härra ohvitser, kas kõik saavad nüüd vitsu? Üks koht, kus Sievers jagas Viljandi rahvale ihunuhtlust, oli seesama Viljandi vangla hoov. Asi jõudis selleni, et pärast Viljandi traagilisi sündmusi esitas üks Türi Alliku talupoeg, kelle nimi oli Madis Pihelgas, Sieversi vastu kaebuse, et Sievers on 2 tema alaealist poega ilma kohtuta Viljandis maha lasknud. Olukord oli siis selline, et sellesama Pihelga 2 poega, 15 ja 16-aastased poisikesed, olid relvastatud mõisapõletajate poolt jõuga kaasa viidud ja poisid võeti võimude poolt Ollepa lahingus kinni ja veeti Viljandi vangimajja. Sieversile ei lugenud mitte mingisugused seletused ja palju aega hiljem, 5. veebruaril 1911 vastas tsaari siseministeerium sellele samale Pihelgasele, et Sieversi vastu ei saa midagi ette võtta, sellepärast, et Sievers olevat ammu surnud. Tegelikult elas Sievers veel 24 aastat. Ilmselt selle võltsi surnuks tunnistamisega tahtis tsaari valitsus tülikast talupojast lihtsalt vabaneda. Mis puudutab seda Madis Pihelgast, siis 1920. aastatel ehk siis, kui juba oli Eesti Vabariik olemas, sai teatavaks, et Karl von Sievers elab rahumeeli Eesti Vabariigis ja tegutseb lausa Tartus A. Le Coq'i õllevabriku ühe direktorina. Nüüd saatis Pihelgas kirja Eesti kohtuvõimudele, et need võtaks Sieversi massimõrva eest vastutusele, kuid loomulikult mitte midagi ei järgnenud. Ja muide, räägiti veel sellist juttu, et Vene keisririigi ajal olevat Madis Pihelgas saatnud ühe kirja koguni keiser Nikolai II endale, et see midagi Sieversiga ette võtaks. 1905. aasta revolutsiooni ajal oli Karl von Sievers 31-aastane. Eesti ühiskonnategelane Mari Raamot on Sieversit kirjeldanud nõndamoodi. Sievers oli noor mees, sirge seisakuga ning põlevate kurjade punnis silmadega. Muide, olgu vahemärkusena öeldud, et Viljandi linn polnud Eestis sugugi ainuke koht, kus Sievers tappis inimesi ja neile ihunuhtlust jagas, vaid ta märatses ka mitmel pool mujal. Kui Sievers oli oma jutumärkides tööd ja toimetused Viljandis lõpetanud, siis 13. jaanuaril ta oma suure salgaga Viljandist ka lahkus ja on teada, et 14, 15 ja 16 jaanuar märatses Sievers juba Rannu kihelkonnas. Pärast Sieversi Viljandi linnast lahkumist süüdistasid kohalikud peale Sieversi veel ka Eesti päritolu ohvitseri, kelle nimi oli Tim, üliagaruses. Ta nimelt tegutses siis käsikäes Sieversiga. Sieversi Viljandis viibimise ajal ehk siis 11. jaanuaril 1906 olevat tuli otsa pandud Tartu tänavas olnud Uibo majale, sest seal elutsenud kahtlaste elukommetega isikud. Ehk siis teisisõnu, seal tegutsenud lõbumaja. Aastaid ja aastaid hiljem, 1916. aastal, Esimese maailmasõja ajal, sõdis Sievers Ida-Preisimaal Vene keisririigi vägedes ja siis sai ta koguni polkovniku aukraadi. Hiljem Eesti Vabariigis tegutses Sievers siis ärimehena, oli A. Le Coq'i õllevabriku üks direktoreid ja kui Tartu üliõpilaskond sai sellest teada, siis algasid suured protestid.
firma keeldus Sieversit vallandamast ja nüüd kuulutasid üliõpilased välja A. Le Coq'i õllele lausa boikoti. Kasumilangus sundiski A. Le Coq'i õllevabriku juhtkonda Sieversit tehasest minema saatma. Kui Sievers elas Tartus, siis ilmast ilma tegid inimesed tema vastu selliseid protestiaktsioone, et värvisid ta majas seinad ja ukse punaseks ja tihti oli sinna kirjutatud ka tulipunaselt veri. Tartus elades hakkas maapind Sieversi jalge all üha enam põlema ja põlema. Seetõttu otsustas ta ära kolida vaiksesse Haapsalu linna ja see toimus siis 1931. aastal. Räägiti, et ka Haapsalus olevat tihti pandud toime protestiaktsioone Sieversi vastu. Suurim nendest oli 1933. aastal, kui Haapsalus toimusid Jüriöö pidustused ja pärast neid pidustusi oli jälle Sieversi maja tulipunaseks värvitud. Haapsalus elades Sievers kellegagi väga eriti ei suhelnudki ja ta olevat mööda Haapsalu tänavaid kõndinud nööri otsas suur koer. Räägiti, et ta kandis seda koera endaga kaasas enesekaitseks. 1935. aasta juulikuus Sievers 61-aastaselt suri südametromboosi tagajärjel. Muide, rahva jutu järgi põdenud Sievers oma viimastel eluaastatel mingisugust vaimuhaigust. Ta näinud kõikjal inimlaipu ja kartnud kohutavalt kättemaksu. Üks jutt, mida Eesti ajakirjandus 1920. ja 30. kirjutas, oli veel selline, et juba maailmasõja ajal olevat Sievers viibinud Venemaal kusagil vaimuhaiglas. On teada isegi selliseid juhtumeid, kus inimesed läksid Sieversi karistussalga pärast peast hulluks ja tegid enesetapu. Ja on räägitud ka selliseid jutte, et mõned karistussalklased oma jõledate veretööde pärast läksid omakorda hulluks. Mis puudutab 1905. aasta revolutsiooni, siis üks põhjusi, miks hakkasid karistussalgad mööda Eestit märatsema, oli see, et detsembris oli maha põletatud või vähemal või rohkemal määral kahjustatud umbes 130 baltisakslastele kuuluvat Rüütli mõisat Eestis ning mitmed baltisakslased tegutsesid karistussalkades siis abimeestena. 1906. aasta jaanuari massimõrva ohvritele on siis paigaldatud haudadele suured graniidist mälestuskivid ja 1937. aastal, kui need paigaldati, siis Eesti ajakirjandus kirjutas, et Viljandi Männimäe kiviraiuja, kelle nimi oli Kivistik, oli ajanud kiiludega pooleks suure kivi, mille kumbki pool kaalunud siis 4 tonni ja need veetigi massimõrva ohvrite haudadele. Sellest kivist 20 meetrit eemale paigaldati 1960. aastal selline mälestusmärk, kuid 2010. aastal see mälestusmärk teisaldati sellepärast, et see oli niivõrd amortiseerunud. Nii et siis nii palju Viljandi järveäärsetest nendest kohtadest, kus 9. ja 11. jaanuaril 1906 raksatasid Sieversi kogupaugud.